tere kõigile! Alustame sellest, et ennem seda, kui me koome meie ilusa peapaela, me ikkagi teeme proovilappi. Ja proovi on vaja teha alati, isegi sellise väikse ese jaoks. Mis me teeme? Kõige esimene me võtame ikkagi vihiku, pliiats, mõõdulind ja proovilapp, mis on juba tehtud. Me võtame meie vardad ja koome vähemalt 24 silmusi ja vähemalt 24 rida ülesse. Oleneb sellest, kui paksud meie lõngad on. Juhul, kui lõngad on paksemad ja kui neid, mis sobivad 4,5, 4,5, 5, siis teie proovilapp ei pea olema 20, võib täitsa pidurdada 10-ga, 10 silmusi ja siis 10 rida. Juhul, kui teil on peenem lõng, kui see näiteks, mis sobib vardadele 3, 2,5, siis teie proovilapp peab olema kindlasti ka suurem, ehk vähemalt 30 silmusi ja 30 rida. Aga meil on siin hetkel 22 silmust, 22 rida. Ja kui me soovime teada tihedust, võtame täitsa tavalise mõõdulindi, joonlauda, paneme ja kus on 10, arvestame, palju meil, loeme üle, palju meil neid silmusi on. Siis paneme samuti 10 sentimeetrit niimoodi ja siis loeme, kui palju ridasid meil on. Ja minu tihedus, kui ma koon seda lõnga 4,5 vardadega, on selline, et ma kohe siin hakkan kirjutamagi. Mis ma siin kirjutan? Ma kirjutan siin niimoodi tihedus. Mis meil tihedus oligi? 1,4 silmust ja 1,9 rida. Ja pea ümbermõõt mul on 57 sentimeetrit. Ja mis see tähendab? Seoses sellega, et meie soovime teada, kui palju ridasid meil on vaja teha, sest siin on selge, et siin on paaritorv ja mina hakkan kuduma 19 pluss 1 pluss 1 ehk 21 silmust tuleb mul, 21 S, aga kui palju ridasid, ma ei tea, aga nüüd ma hakkan neid arvutama. 57, ma kordan 1,9 ja siis ma saan mida? Kus on minu arvutuslaud? 57 korda 1,9 tuleb 108 ja 3. Niimoodi ma kirjutangi 108 rida. See tähendab see, et mina pean kuduma 108 rida selleks, et saada oma pea ümber mõõdule sellise paela nagu see. Mis number teil tuli? Kirjutage palun endale samuti. Et pea ümber mõõtu ma tegin niimoodi, et ma võtsin mõõdulinti ja tegin päris pea ümber, sest pael see ei ole mingi selline ese, mis peab lopendama. See peab olema täiesti pea ümber, vähemalt mul on niimoodi mugav. Ja pluss me saame aru, et merino vill pluss selline karvane mohair või alpaka millegagi, see on selline, mis eriti ei veeni kuskile ja see annab meie merino villale annab sellise stabiilsuse. Ehk see kindlasti veenib, aga mitte nii palju, kui see oleks lihtsalt merinos tehtud. Ühesõnaga rohkem informatsiooni ei anna. Nüüd teeme ümbermõõtu ja siis
leiame, kui palju ridasid te peate kuduma ja mina pean kuduma oma paelas. Ja jätkame juba sellega, et hakkame kuduma, eks ole, hakkamegi. No nii, tere. Siin laua peal te näete seda, mis meil on vaja selleks, et kohe hakata kuduma peapaela. Et see aksessuaar, selline peapael, mis iga ilmaga sobib, mis sobib kevadel, mis sobib sügisel, mis sobib isegi suvel juhul, kui mingi jahe ilm, aga ikkagi on see, mis me hakkame kohe kuduma, mis meil on vaja. Et ise näete, et mina koon Merino Extra Fine'iga, dropsiga, siis Melody ka samuti drops, selleks, et see oleks ühest poolest väga selline mõnus, pehmekene ja teisest poolest on selline mitte väga veniv, ka samuti väga ilusti välja näeb selline kudumise viis. Ma näitan otsast peale, kuidas alustada, kuidas kududa seda ilusa mustri ja selleks meil on vaja. Mul on Merino Extra Fine, nii nagu ma ütlesin, et kõik, mis siin on kirjas sildil, te võite ise ka näha. Eks ole, juhul kui teil ei ole Merino Extra Fine, on olemas mingi teine Merino, siis vaatage palun, et siin on selge see, et 50 grammi ja sees on 100, maksimum 105 meetrit, sest ülejäänud tulevad veel kas peenemad lõngad või paksemad lõngad, aga valik on teie, kui tahate, võtke teist lõnga. Mul on see olemas ja see olemas. Pluss mul on number 4,5 vardad, sukkavardad, 2 aitab, siis on heegelnõel selleks, et pärast ilusti seda peapaela kinni panna ja heegelnõel on ka, mul on 4, eks ole, see on 4,5 ja näha ei ole 4 ja selleks, et lõigata ikkagi käärid. See on kõik, mis meil on vaja. Alustame. Loome paaritu arvu silmuseid ja kui teie teete täiskasvanule peapaela, siis ma soovitan 19 pluss 1 ja 1 ehk 19 sees ja 1 äärmine siitpoolt ja teine äärmine siitpoolt. Juhul kui teete peapaela lapsele umbes 10 aastani, kuni 10 aastaseni, siis 15 aitab. Ja loome absoluutselt kõige lihtsama viisiga, mis on tegelikult on olemas, kus on lühikene sabakene ja absoluutselt lihtsalt teeme niimoodi, loome neid silmuseid, et loome ja loome. Et mingi sõlmed siin ei ole vaja teha, siin on väga kõik lihtne, sest niikuinii meil pärast see äär läheb sisse, õmbluse sisse ja siis me seda ei näe üldse. Nonii. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isegi 21. Nii, mina teen 19 ja 1 ja 1, 21 silmust kokku. Nüüd pöörame ringi ja esimene rida võib teha täiesti parempidiselt, et 1 rida parempidine. Saame kokku rea lõpus. Nonii. Ja viimane meil on pahempidine. Pöörame ringi.
äärmised silmused alati lihtsalt tõstame koomata ja viimane äärmine silmus koome alati pahempidiselt. No nii, mis me siin näeme? Järgmine rida teeme 1 ja 1, lihtsalt soonik. Täitsa lihtne soonik, 1 parempidine, 1 pahempidine. Ei ole vaja mitte midagi siin keerutada. Siin on kõige tavaline kude 1, 1. Ehk soonik 1, 1. Kuna räägivad kuskil või kuulate kuskil soonik 1, 1, see tähendab see, et 1 parempidine silmus, teine pahempidine silmus. Kui räägitakse soonik 2, 2, siis see tähendab see, et 2 parempidist ja 2 pahempidist. No nii. Ja seoses sellega, et meil on paaritu arv silmusi, meil rida algab parempidiselt ja lõpebki ka parempidiselt. Ja järgmine rida ja see esimene rida niimoodi parempidi, pahempidi lihtsalt me koome ainult 1 kord. Ja edasi kõik read täitsa lõpuni koome nii, et esimese me võtame, lihtsalt tõstame kuidagi tasemel siin. Krussi läinud üksin. Kuidas nii? Ma ei näe, kus ta on. Korras. Nii, pahempidine koome nii nagu ta on, aga parempidist me koome, vaatage, kus ta on. Siin me koome mitte nii nagu tavaliselt, vaid koome eelmise rida sisse. Hop ja tõstame. Pahempidine nii. Ja uuesti hop ja tõstame. See kõik on väga kiiresti tehakse, lihtsalt saate aru mitte nii, vaid allapoole. Ja niimoodi me koome kõik read. Kõik read lõpuni. Ja võlu on selles, et mõlemad pooled, parempidine ja pahempidine pool, meil tulevad samasugused ilusad. Ja vahet ei ole, kuidas te siis vaatate oma kudumist. Ilus igalt pidi. Ja tuleb selline kohev, selline ilus ja selline paksukene soonik. No tegelikult on kuidagi teistmoodi seda nimetatakse, aga mina ikkagi hetkel ei tea. Kui keegi teab, siis kirjutage mulle palun ka kommentaaridesse, kuidas seda nimetatakse õigesti. No nii. Ja siin meil jälle pöörasime ringi ja siis, kuidas me siis teeme? Uuesti eelmise rida sisse ja pahempidine nii nagu ta on, eelmise rida sisse ja pahempidine nii nagu ta on ja nii rea lõpuni. Ja edasi peapaela koome nii pikalt, kui teil on vaja. Et võtate oma pea ja siis proovige. Ja uuesti proovige ja õmbluskoht meil tuleb täitsa keskel, lauva keskel, aga mitte keegi sellest ei tea, sellepärast, et me teeme seda nii ilusana, et see sõlm meil tuleb just nii nagu siin. Selline väga ilus, selline sõlmekene ja ilusti välja näeb. No nii. Ja mis me siin näeme? Mõlemadest poolest on väga ilus ja koome nii palju rida, kui teil on vaja. Kui see on juba nii või nii, te võite juba proovida oma pähe, et see ei pea, tegelikult kuidas teie ise olete harjunud, kuidas teie mütsid istuvad, kas see peab olema lõtv või see peab olema väga selline ümber, et ühesõnaga selle lõngaga on nii, et see lõng ikkagi veenib laiali, et ta ei veeni väga niimoodi, et tagasi ei tule, tuleb tagasi küll. Ja absoluutselt teie valik, kuidas te seda kannate. Kas te soovite, et see on väga pingul
või te soovite, et see on selline lõdvemaks ümber pea, valik on teie. Aga muidu koome ja koome ja koome ja koome. Koome nii, nagu ma ütlesin, parempidised koome niimoodi, et pahempidised, nii nagu me näeme, aga parempidine eelmise rida sisse. Eelmise rida sisse. No nii. Koome koos ja näeme siis, kui vajalik pikkus on juba saavutanud. Siis ma näitan, kuidas panna kinni. Kuidas ilusti heegelnõelaga paneme kinni niimoodi, et tuleb ilus sõlmekene lauba peal. No nii, mis me näeme? Me näeme seda, et minu isiklik kollane peapael peaaegu valmis ja peaaegu tühi on üks Merino drops, Merino Extra Fine drops ja siin on jäänud ka natukene. Ja mis me teeme? Mul on siin tehtud 108 rida ja kokku neid ilusad paksukesed pahempidised sellised silmusid on siin 54, aga seoses 54, 27 ja 27 teisest poolest. Ja seoses sellega, et me kudusime neid ikkagi niimoodi, et ühte sisse me panime 2 korda, neid ongi siin terve see rida on 54 ja tegelikult see on 108 rida. Ja mis me teeme? Teeme niimoodi, et koome koos. Edasi teeme nii. Võtame heegelnõela ja hakkame paneme silmused kokku. Niimoodi. Paneme sisse ja paneme kokku. Ja niimoodi. Ja tuleb ilus selge äär. Teie riidade arv võib olla hoopis teine. Loodan, et teie tegite väiksed arvustused ennem seda, kui hakkasite kuduma. Ka samuti olete juba proovinud seda paela ümber pea panna. Arvestades sellega, et sõlm tuleb lauba peal. Ja niimoodi. Ja niimoodi. Ja niimoodi riida kokku läheb. Hästi lihtne viis. Väga selline korralik äär tuleb ette. Ja just see, mis meil on vaja. Ja kohe ma näitan, mis saab edasi. Ja viimane. Ja niimoodi see välja näeb. Eks ole? Ja edasi meil tuleb täiesti võlutrikk, et valige palun, kumba pool teile meeldib rohkem, mis pool meil tuleb parempidine pool. No mulle meeldib, et see on parempidine pool, lihtsalt meeldib. Siis parem, siin meie lõpetasime ja üks viimane silmus on jäänud. Siis paneme kokku see
seeda sellest poolest ja sellest poolest ka teeme täiesti pooleks, eks ole. Ja nüüd on selline trikk, et näete, et me teeme neid niimoodi, et üks läheb teise sisse, niimoodi. Nii. Pool on siit, pool on siin. No vot. Nii. Valmis? Start. Mis me teeme? Võtame siit, võtame sedasama silmuse, teeme aga seda väiksemaks, siis võtame siit ja võtame siit kõige esimesena ja teeme neid koos ettevaatlikult. Ei saanud. Tuleme uuesti. Ja tuligi välja. Vot on siin. Siin teeme uuesti sama trikki. Siit poolt, siis järgmine ja järgmine. Ja jälle seesama. Läbi. Ja siin ka. Teeme jälle. Kõik 4 osa. Oi, siin on 3, siis on 4. On kadunud. Ei, 4 ka peab olema. Teeme kõik 4 koos. Ja välja. Kuidagi ei ole fookuses. Nii. Kus on veel? Nii. Ja nii. Sisse. Ja valmis. Oi, jälle ei ole fookuses. Siin see lõngakene sigab natukene, pärast paneme seda sisse. Siin ettevaatlikult, kõik kuskil ei kiirusta. Võtame neid kokku. Samuti neid võib võtta täiesti sellise paksema nõelaga teha kokku. Aga no, sellest midagi ei muutu. Kõigil nõel absoluutselt hästi sellega saab hakkama.
hõts. see on juba eelviimane. Ai, kuskil üks kadunud on siin juba. No tule välja. Jee. No ja arvatavasti viimane juba sõlmekene tuleb meil siit ja siin on juba keskel niimoodi. See on juba sees ja arvatavasti see ka. Ja veel niimoodi. Ja tõstame välja. Nii. Vot. Seda lõngaosakese peidame siia ära. Siia sisse, mitte keegi seda ei pea nägema. No nii edasi. See võib juba lõigata ära tegelikult. Ja nüüd, mis me teeme? Nüüd me keerame välja meie ilusa eseme, mis välja näeb niimoodi. See sõlmekene väga ilusti kinni pandud ja teises poolest ma veel võin natukene seda siduda veel ilus nii. Aga muidu ongi nii. Selline peapael teil ka tuleb välja. Ja muidugi, kui te seda hakkate juba pesema ja siis panete seda kuivama, siis sõlm läheb ilusti üks teise sisse niimoodi, ja läheb selline sirgemaks. Ja palun väga. Võib kanda nii, võib kanda naa, kuidas on soovi. Vot neid ongi sellised. Palun väga. Palun väga. Seda võib juba ära võtta. Kui ilus pilt tuli välja.